minul oli au ja rõõm olla selle karate päris alguse juures. 4 aastat enne seda, kui Rein Siim kuulutas välja esimese ametliku värbamise. Nimelt esimene karate õpik, Bruce Stegneri õpik, ilmus 1966 ja Rein leidis selle kohe üles Akadeemia raamatukogust ja tuli minu juurde, kuule, et sina oskad inglise keelt, et hakkame selle raamatu järgi karateed tegema. Noh, hakkasimegi ja kutsusime mõned sõbrad ka, aga need ei kippunud eriti pikalt käima. Sest me tegime siis niisuguse katse, et igaüks, kes esimest korda tuli, pidi tegema kõhulihaste harjutust, nii palju kui jõudis. Siis, kes ülehomme tuli, see võis edasi käia. Tegime, aga siis hakkas tunduma, et midagi on nagu puudu. See oli, Stegner õpetas ainult tehnikat, aga seda vaimset poolt polnud seal üldsegi, ta ei pidanud seda vajalikuks. Siis ma sain ühe Jaapani sõbra käest jaapanikeelse raamatu, mis oli kirjutatud jaapanlastele. Ja see oligi põhiline põhjus, miks ma olin sunnitud jaapani keel ära õppima, et sealt see vaimne pool välja koukida. Ja Rein pani siis, rakendas nii seda füüsilist poolt kui seda vaimset poolt ja viis asja sinna, kus te nüüd kuulete ja näete. 1970 olin ma esimest korda pikemalt Jaapanis ja sain käia Jaapani turvafirma karate treeningutes hommikuti. Ja tuli välja, et me olime 4 aastat siin kõik täiesti õigesti teinud, millest oli muidugi suur rõõm, sest et puhtalt raamatute järgi ise õppijatena 4 aastat õigesti teha. Ja see oli ikka suur õnnestumine küll. Edasi tegi juba Rein ise, vedas kogu seda karate üritust eest. Mina läksin üle Ikebana peale.